Jõu rahvas siin Timmi. Aga okei, siin on siis umbes videoplaan. Mul on 3 põhilist kategooriat siin. Meil on siis see enne mängunurka ehk siis nagu mingi dinosauruste aeg, see on nagu põhiliselt. Siis enne The Tomsikest, aga ikkagi see on mängunurka nagu oli, mis on nagu kiviaeg. Siis on pärast The Tomsikest, aga enne The Tomsikese lahkust põhiliselt nagu enne Chris Boysi, kuna kuigi Chris Boys nagu vist oli ka. Siis see on nagu see keskaeg ja nüüd on siis see uus aeg, kus on Chris Boys. Ma ei tea, kuidas videoga alustada. Vaatame siis, mida on. Alustame siis nii-öelda dinosauruse ajas, kus oli enne mängunurka. Sel hetkel Eesti YouTube'i nagu oli, aga nagu mitte sittagi eriti polnud ikkagi. Nagu oli miski, aga polnud eriti nii palju. See aeg, kus oli põhiliselt vist see mingi mis ikka on mingid ETV sitavad põhiliselt. See mõned väiksed Eesti kanalid olid, aga mitte midagi nii kuulsa, mis on tänapäeval meil. See on siis see põhiline asi, nagu nii palju ei toimunud. Lihtsalt oli. Ja kõik sellest ma rääkisin ühe sellise inimesega, kes oli ka laps, kui Eesti YouTube oli siis alguses. Nii et ma sain kellegi kõik see source'i kätte. Ma ise eriti ilmselt vaatasin lihtsalt veebina multikaid, noh. Vot siin on see põhiline kraam. See, kui mängunurk algas, ma otseselt selle ajal ka veel ei, aga nagu põhiliselt ma mäletan veel, kui ma tiba mängunurka vaatasin. Oli üsna pull. See on siis see, kus see Eesti YouTube hakkas nagu päriselt, nagu miski hakkas juhtuma. Inimesed tegi kanaleid, inimesed tegi kanaleid, inimesed postitasid, inimesed vaatasid, siis see hakkas nagu see Eesti YouTube kuskile jõudma. Ja siis mängunurk fucking lõppes ära. Aga nagu me teame, siis tunneli lõpus on alati valgus. Ja see valgus seal tunneli lõpus oli see Tomsikene. Temas oli siis see valgus tunneli lõpus, kuna tema oli siis nagu see main tegelane Eesti YouTube'is siis pikka aega. Siis oli ka see eestmatchiks, on need 2 nagu ainsad Eesti YouTube'id, keda nagu väga vaadati. Kõiki teisi nagu mõndi vaadati, aga nad olid üsna surnud nagu. Fuck. Nii et siin on siis minu väike siderant The Tomsikese kohta. Vot, kui tõtt rääkida, siis The Tomsikene on lihtsalt nagu see üks saving grace, mis oli Eesti. Kuigi mängunurk oli hävinud, see Tomsike jäi veel eraldi kanalile endal üleval. Ja see kanal, vot see tegi imesi. Muidu oleks Eesti YouTube läinud, mitte Eesti YouTube'iks, vaid YouTube'iks ja emakeel on ikka nii kuradi mu persse fucking ilus. Seda see, aga vot sa märkad, et ingliskeelseid sõnu on ikkagi emakeeles ja vot inimesed olidki üsna juba siis ingliskeelses YouTube'i nagu sealt üle läinud. Ja see Tomsik oli viimane inimene, kes kinda võttis meid sealt eemale, sest Estonglishi värgis, kuigi temaga pidi ingliskeelt sinna sisse toppima, aga nagu pohhoi, ta kinda save'is võib-olla mingi generatsiooni väikseid lapsi ja pani nad jälle make ropendamine great again, honestly.
ja nüüd siis ma pean vist rääkima kõige hullemast ajast vist siiani Eesti YouTube'is. Need fucking Dark Ages või no praegune. Üks väiksest ajast, kui see Tomsik nagu lõpetas videote postitamise või no ta veel nagu tehniliselt, aga mingi aasta aega ei postita mitte sittagi ja see nagu, see sekund, kui ta nagu enne seda mingi liiga palju häid filme videost. Enne seda siis ta ei postita nii kaua, et see lihtsalt keeras Eesti YouTube'i päris sitta nagu üks nagu kõige kuulsamatest põhimõtteliselt fucking lahkus aastaks. Ja see on umbes millal Chris Boys hakkas saama kuulsamaks. Ja see toob mind minu väikse siderantini Chris Boysi kohta. Vot Chris Boysi videote kohta ma ütlen ühte asja. Ma fucking vihkan Chris Boysi videoid, nagu ma ei tea, mu eelmises videos ma ühes ütlesin seda, et siis oleks nii suur üllatus olla, aga ma ikkagi. Ma olen lihtsalt kindel, et ta inimese on täiesti normaalne, aga tema video, need võtavad see keskmisena clickbait, Ameerika Gone Wrong 18+ cops call videod ja lihtsalt paneb eesti keelde. Ja millegipärast need videod lihtsalt ei fucking tööta eesti keelest. Nagu, ma ei tea, see lihtsalt tundub vale neid vaadata. Nii et selle juurde ma ütlen, ma vihkan Chris Boysi kanalit iga oma nagu see Chris Boysi gaming kanal, see on päris ok. Aga tema see main kanal, no see kuidas seda, ta on nagu 5 aasta, ta hääl on nagu 5-aastasel, kelle on soome aktsent. See on nagu nii kõrs tema video. Nagu kõik on lihtsalt nii fucking vale. Rahvas, tänases videos me lähme kämpime metsas. Fuck, ma lihtsalt lõpetan selle tõra. Saate nagu, kui sa kujutad Chris Boysi häält, et see reaalselt nagu täiskasvan mees, vaid see kõlab nagu laps minustki veel noore. Ma olen fucking 13 ja ta kõlab minust võib-olla noore. Ma olen üldse kindel, et ta ei kõla, aga nagu point is, fuck Chris Boysi kanal. Fuck Chris Boys inimesena küll, mitte nad on ilmselt täiesti tavaline inimene. No igatahes vaata, ma jäin mingi punktile nagu seisma kanda. Need fucking Dark Ages ja ma näin nende peale, kuna need Dark Ages, vot need, no siis praegu vaat ma olin nii nagu suures paanikas, kui ma esimest korda kuulsin, ma olin küll jälle mitte nii suur, aga kui ma kuulsin Chris Boys nagu lõpetab videote tegemise, ma mõtlesin nagu, mida vittu ma nüüd teen, ta oli ainus keskmiselt okei Eesti kanal. Võib-olla mängu välja tiba vaadatav, aga vaata kõigepealt tõmbas nahoi Tomsike ja nüüd ka fucking S-Magics ja me teame, kuidas tema see erru minemine läks. Tulid tagasi oleks mingi kuud aega, või veel vähem. Ja honestly ma saan aru, ma olen ka quittin 10 korda just tagasi tulnud, aga kustutanud kõik oma vanad videod, aga ja et nüüd sammin up siis umbes kõik selle video nüüd võimalikult kiiresti. Aga meil siis dinosauruse eas oli see, et mitte sittagi ei toimunud. Siis sellest nii pärast seda mängunurra algust, siis oli see nagu inimesed hakkasid nagu mingi asju nagu leiutama, nad hakkasid farmima. Ma ei tea, miks seda niimoodi selgitama, me lihtsalt hakkasime nagu tibagi hea kvaliteediga Eesti contenti mingi põhiliselt esimest korda. Ja vot see on hea.
ja siis nüüd tuleb see pärast Tomsikese nagu see nii-öelda kanali algus, kuigi tal oli see juba enne olemas. Vot see on põhiliselt siis see need golden ages, kuna siis oli vist nagu kõige parem Eesti content nagu fucking eales, kuna siis content oli hea, ropendati palju, content oli naljakas, contenti oli palju ja need kõige tähtsam, inimesed veel ei rääkinud nii palju inglise keelega. Ja siis need Dark Ages summed up. Chris Boys tulid, kõik läks putsi. Ja siis ma teen veel midagi nüüd. Okei, ma nüüd reidin kõik Eesti YouTuberid, kes veel nagu somewhat eksisteerivad, teevad videoid. No, ma lihtsalt reitin Eesti YouTuberid, see on kõige lihtsustab tiiris. No siis siin S-tiiris on S-Magics ja The Tomsik või no The Tomsik oleks siis, kui ta poleks fucking falling off. Aga ma ei saa ta süüdistada, ta läks ingliskeelselt tegema, mis on honesti võib-olla unpopular opinion, aga palju paremad. Või on need viimatised ingliskeelsed. Need on fucking bangerid, see More Creatures ja see Estonia dokumentaal. Fucking top tier, vot siin. Siis, aga no The Tomsik on tiba madalam. Siis tuleb see keskmine stage, kus on mingi, need on need YouTuberid, kes nagu päriselt nagu midagi teevad, aga siis siia ma panen siis praegune The Tomsik lihtsalt tema kanali nagu rewatch imisest. Siis ja lihtsalt kõvasti rändamajaseid väikseid Eesti YouTubereid. Mina nende seas, mul on mingi 5 fucking subscriberit ja siis see fucking tead, see Chris Boysi gaming kanal. Ja siis kõige põhja ma paneksin Chris Boysi ja Mänguvälja. Ma pole Mänguvälja nii ammu vaadanud. Võib-olla nad muutusid mingi fucking S-tier 10 out of 10 content machine'iks, aga nüüd nagu vaadates nagu tagasi, see content nagu ainus põhjuseks ma seda üldse vaatasin kunagi oli see, et paremat valikut eriti polnud vahepeal. Ja siis kõige alla veel Chris Boysist ja Mänguväljast allapoole, ma panen veel Chris Boysi. Aga ma loodan, et nautisite videot. Ja tšau, pakaa.